Jah, aitäh ja suur tänu korraldajatele kutsumast. Ma lähen küll nüüd ilmselt sellest metsanduse ja loodushoiu teemadest natukene kaugemale ja püüaks siis rääkida sellest, et mis siis laiemalt Eesti majanduses praegu toimumas on ja tegelikult siis, et vist põhirõhuasetusega selles, et mis siis lähiajal ees oodata on, et kuidas see võiks siis ka seda metsandust ja laiemalt metsaga seotud sektoreid mõjutada. Aga midagi ei ole teha, alati kui Eesti majandusest peaks siin rääkima hakkama või kui ma hakkan sellest rääkima, siis seda tuleb teha alustades sellest, et kuidas tegelikult laiemalt maailmas majandusel läheb. Et jätkuvalt Eesti on väga väike, väga avatud majandus ja praktiliselt kõik Eesti ettevõtlussektorid sõltuvad ikkagi väga paljuski sellest, et kuidas meie väliskeskkonnal läheb või kuidas väliskeskkond parasjagu mingisuguse nurga või nüansiga Eesti ettevõtteid mõjutab. Ja kuidas siis maailma majandusel läheb? Võib ütelda, et mõnevõrra viletsamad kui mõned aastad tagasi. Et kui 2017 aastal oli tegelikult, võib öelda, päris väga hea aasta maailma majanduses, siis juba möödunud aastal tegelikult hakkasid ilmnema sellised esimesed jahtumise märgid. Ja ka siin antud pildi peal on see välja toodud siis need ostujuhtide indeks, kus siis küsitakse ettevõtete ostujuhtide käest, et kuidas teie tunne on, millise seis on, siis siin on siis see agregeeritult, et need, kes see 50 tase tähendab seda, et kui alla selle läheb, siis on juba hakkab keskelt läbi, ettevõtetel on ajaloolises võrdluses kehvemini, kui keskelt läbi läheb. Et nagu näha, et siis praegu veel püsitakse positiivses tsoonis, ehk et majandus justkui jätkuvalt kasvab, aga see selgelt on märgata, et tööstussektoris eriti on toimumas selline kasvu aeglustumine. Vähemalt. Ja see tegelikult ei paista silma ainult mitte sellest, et kui küsida ettevõtete käest, aga on märgata juba ka selgelt andmetes ja statistikas. Et kui vaadata rahvusvahelise kaubavahetuse kasvu, siis tegelikult käesoleva aasta alguseks tegelikult enam mingit kasvu väga ei olegi. Et võib juba isegi väikene kerge langus. Ja seda võib-olla kõige selgemalt ilmestab kindlasti see, et nagu teada, Ameerika Ühendriikide selline kaubanduspoliitika on väga jõuliselt muutunud, on muutunud märksa protektsionistlikumaks, soovitakse kaitsta turgu, selle tõttu on erimeelsused Hiinaga eelkõige lahvatanud. See on märkimisväärselt mõju avaldanud, aga loomulikult ka muudes valdkondades, ka Euroopaga on Ameerika Ühendriikidel erimeelsusi nii mitmegi sektori vallas. Ma ei tea, et puidusektor veel sinna kuuluks, aga vähemalt metallitoodete valdkonnas kindlasti on juba neid tariife kehtestatud ja see kindlasti tekitab ka ebakindlust paljude ettevõtete seas. Aga kuigi selline langus on toimunud ja võiks karta, et mine tea, kas see võib edasi minna ja kas me näeme tõesti juba ka majanduse nii suurt mõju majandusele sellest, et ka majanduslanguseks läheb tervikuna globaalne majandus, aga siiski tegelikult oodatakse, et see on siiski pigem selline ajutine tagasilöök. Et oodatakse, et ettevõtted kohanevad seal nende uute tingimustega ja tegelikult selline mõõdukas kasv saab ka lähitulevikus jätkuda. Ja nagu tavapäraselt ka siin on välja toodud on, et nagu vaesemad riigid või tärkavad turud ilmselt kasvavad lähiaastatel ka kiiremini ja arenenud turud, rikkamad riigid kasvavad aeglasemalt ja keskelt läbi maailma majandus sinna 3,5% kanti kasvama jääb. Tulles kodule lähemale, et kuidas siis meie peamistel partneritel Euroopas läheb, siis ega see pilt paistab umbes sarnane välja nagu ka globaalselt, et just tööstussektoril tundub, et on hakanud halvemini minema, tööstussektori erinevad need kindlustunde indikaatorid on kehvemad. Samal ajal Euroopas tundub, et teenindus ja ka ehitussektorid on võib-olla vastupidi tegelikult veel jätkuvalt päris heal järjel. Või õigemini on saavutanud hea järje pärast seda, kui nad on tegelikult viimase 5-6 aastat üsna kehval järjel olnud. Ja siin see tekitab selliseid dilemmasid, et kuidas seda olukorda hinnata, sest kui siin varasemalt oli teil siin arutelu, et kuidas seda
innovatsiooni ilmada, kuidas on, kas ennem on tööstuse ja siis tulevad head ideed või ennem on head ideed ja siis tuleb tööstusega, siis tegelikult ka kui majanduse mudelit vaadata, siis tihti ka hinnatakse seda, et kui tööstusel hakkab halvasti minema, siis see kipub olema ikkagi selline majanduse kasvumootor. Et ega need teenused liiga palju eespool tööstust tavaliselt ei käi, ikka longivad seal järele. Et kui tööstusel hakkab halvasti minema, siis tegelikult see hirm on, et kas see võib üle kanduda ka laiemalt teistesse sektorite ja teenustesse ja siis sealt edasi ka ehitusse ja mujale. Aga Euroopa tööstuse sektori võib-olla üks märksõnu, mille pärast see kehvemini on hakanud minema, on autotööstus. Et juba möödunud aastal siis reaalselt mõju hakanud avaldama see heitmegaasidega seonduvad skandaalid, kus siis oli raskusi juba autotootjatel siis sertifitseerida oma autosid ja see tõi kaasa ka päris korraliku languse, eelkõige siis Saksa ühe V-tähega algava autotööstuse kontsernile. Ja see langus tegelikult tõi kaasa ka selle, et siis laiemalt tegelikult see tööstussektor, kuna autotööstus on väga oluline Euroopa tööstuses, siis sai kannatada. Miks see oluline on sellest autotööstus rääkides tegelikult samas kui mõelda, et kas see nüüd tähendab sellist pikaajalisemat seisakut või suuri probleeme tulevikus või tegelikult teistpidi võib öelda, et aga äkki autotööstus saab sellest üle, inimesed ikka tahavad uusi autosid varsti jälle saada, küll nad ostavad neid ja tegelikult siis see annab nagu pigem võib arvata, et see on nagu pigem ajutine, et loodetavasti siiski lähitulevikus hakkab jälle paremaks minema ja siis see kasvab taastuda. Kui kiiresti nüüd sellest august välja saadakse, see on nagu selline suurem küsimärk. Ma tean, et ka Euroopa Keskpanga koosolekutel, kui neid teemasid on arutatud, siis tegelikult kogu aeg on oodatud, et küllap see on ikka ajutine, kui kestab kvartali paar, et küllap siis hakkab kasv jälle taastuma. Aga siis tegelikult see on veninud juba pikemaks, kui me algselt vähemalt kartsime, aga loodetavasti see probleemiga saab lahendatud. Et teiselt poole pealt, nagu mainisin, teenustel läheb hästi, ehitusel on läinud hästi Euroopas ja see paistab silma ka sellest, et Euroopa tööturul on hakanud ka paremini minema, et ka Euroopas tegelikult on siis ka palgakasv hoogu saanud, nagu me oleme seda siin ka Eestis näinud, kus palgakulud on kiiresti kasvanud, siis ka nüüd on Euroopas laiemalt eelkõige siis seal rikkamates riikides palgakasv kiirenenud. Muidugi see kiirenemine tähendab seda, et seal on see kasv jäänud sinna 2-3% vahele, ei ole ulatunud 6-7%, nagu võib-olla Eestis oleme harjunud. Aga mis see prognoosi numbrites väljendub, see tulevikupilt siis on see, et euroala majanduskasv jääb sinna 1-1,5% juurde lähiaastatel, mis on täiesti ajaloolises võrdluses ka täiesti niisugune keskpärane tase ja ega ei hinnatagi, et see euroala tervikuna väga palju kiiremini suudakski kasvada. Et selline küllaltki mõõdukas kasvutempo, aga mis peaks olema ka täiesti piisav selleks, et tagada uute töökohtade loomist ja selle majanduse arengut. Ja ka inflatsioon, mida on siis viimastel aastatel pigem aeglane olnud, peaks siis hakkama ka taas kiirenema, kuigi siin on väga paljuski selle inflatsiooni näitajate juures sõltub sellest, kuidas need toormehindadel eelkõige nafta hinna mõju on. Ja miks see inflatsiooni näitaja võib-olla veel on ka Eesti kontekstis oluline on kindlasti see, et teatavasti Euroopa Keskpanga üks peamiseid ülesandeid on tagada siis see, et hinnad liiga kiiresti ei kasvaks ja et nad ka liiga aeglasti kasvaks, et pigem võiks need kasvada seal 2% aastas umbes keskelt läbi. Siis, ja selle järgi sätitakse siis ka rahapoliitikat, ehk siis seda, kui palju raha ringluses on, millised intressimäärad turul on. No möödanikust on teada, on ilmselt ka olete kuulnud, et see inflatsioon on olnud pigem liiga aeglane, keskpangad on mures olnud selle pärast ja siis on pigem rahapoliitikat võimalikult lõdvalt aetud, ehk et intressid on üsna madalale viidud ja isegi teatud intressimäärad on lausa negatiivsed, ehk siis hoiustaja peab näiteks peale maksma selle eest pankadele mõningatel juhtudel, kui nad raha pangas hoiustavad. Ja mida see tähendab siis ettevaates see, et inflatsioon tasapilju kasvab ja see majanduskasv ka väga kiiresti kasvab, tähendab seda, et küllap ka intressimäärad ja ka ettevõtete finantseerimistingimused pigem jäävad soodsaks lähiaastatel. Et intressimäärad kommunikatsioon ka Euroopa Keskpanga poolt on, et veel pikemaks ajaks jäävad praegused intressimäärad ilmselt kehtima ja ka turuootused ütlevad, et see kusagil aasta-paar veel võivad olla intressid praegusel tasemel, ehk siis väga madalal tasemel. Tulles nüüd Eesti majanduse juurde, kuidas Eesti majandusel läheb, siis tuleb tunnistada, et ega see
üldine narratiiv on küllaltki sarnane ka sellega, nagu on nii maailmas kui Euroopas. Et möödunud aastatel on tegelikult olnud Eesti majandusel head ajad. Majanduse kasv on olnud 4% keskeltläbi 2016-2018 ja kui vaadata võrdlust teiste Euroopa riikidega, siis ega see väga halb tulemus ei olegi. Et jah, mõned riigid kasvavad kiiremini, aga enamus tegelikult kasvavad aeglasemalt, nii et küllaltki hästi kehtib ka see narratiiv, et tegelikult me sellise kasvutempoga oleme kenasti jõudmas ka rikkamatele riikidele järele. Eks alati soovime kiiremini järele jõuda, kuid Eesti Panga hinnangud, mis me oleme seal erinevatel meetoditel püüdnud hinnata, ütlevad, et pigem see selline pikaajaline jõukohane kasvutempo Eesti majandusel võiks olla seal 3% aastas. Kui me nüüd kasvame natukene kiiremini, siis see tegelikult tähendab seda, et meil võivad tekkida suuremad hinnasurved, palgad hakkavad tootlikkusest kiiremini kasvama ja me võime hakata kaotama konkurentsivõimet. Ja siis tegelikult see 4% võib seda meile ka tähendada, aga seda võib-olla mõne sõnaga veel edaspidi. Aga see Eesti majanduse tegelikult hea käekäik paistab silma ka sellest, kui me vaatame pikemaajaliselt tagasi, kui on siin selle pildi pealt siis püüdnud hinnata seda, et millised on olnud SKP või siis sissetulek elaniku kohta või majanduse toodangu maht ühe elaniku kohta mõõdetuna eurodes. Need alumised numbrid peaksid aastaarve tähistama, natuke kummalise kombel on siin slaidile nüüd joonistunud, aga sisuliselt seda, et tegelikult võrreldes siin paarkümmend aastat tagasi, siis me oleme ikkagi peaaegu 4-kordistunud selle oma toodangumahu eurodes mõõdetuna ja ka majanduse kriisiajaga võrreldes me oleme peaaegu 2-kordistunud, ehk siis tegelikult see kasv on olnud märkimisväärne ja kiire. Ja kui ma püüdsin siis vaadata seda, et kuidas metsandusel on läinud, siis tegelikult ega siin ka kindlasti viristada ei tohi, et võrreldes Eesti ettevõtete keskmise lisandväärtuse kasvuga, siis metsandusettevõtetel tundub, on läinud veel paremini. Ja nii hõive, inimeste arv, siin on ainult metsamajandus sektorina, ei ole neid kaasnevaid sektorid nagu puidutööstus ja muud. Et ka siin on tegelikult siis selgelt see kasv olnud märkimisväärne. Siin on kasvanud nii ettevõtete arv, hõive on oluliselt suurem, kui ta oli. Ja laiemalt on siis mahud läinud kenasti ülesse poole. Tõsi, siin mõningate statistilist segadust võib tekitada see fakt, et siin on metoodiliselt muudatused on toimunud, kus siis ka teatavasti siis ka varusid hakkasid, ettevõtted pidid hakkama näitama, ümber hindama ja kui seda üks Eesti suurim riiklik metsaettevõte tegi, siis see tõi kaasa märkimisväärse mõju kogu statistikale. Ja ma tean, et sellel sügisel on oodata ka metsanduse märkimisväärset mõju Eesti majanduse näitajatele taas, sellepärast et Statistikaamet teatas just hiljuti, et nad peavad ka majanduskasvu näitajates arvesse võtma seda, et mets ka kasvab aegalt edasi ja siis ka metsakasv läheb nüüd ka majanduskasvuna arvesse tulevikus ja see toob omakorda kaasa ka siis meie majanduse näitajate mõningase paranemise. Aga laiemalt igal juhul see ütleb seda, et pikema aja jooksul on tegelikult Eesti ettevõtetel hästi läinud, käib ka siis metsanduse ettevõtete kohta. Ja kui me püüame võrrelda seda, et kuidas me teiste saatusekaaslastega või laiemas kontekstis Euroopa Liidus välja paistame, siis jah, meil on veel tegelikult veel pikk tee minna, me ei ole veel rikkamate riikide seas loomulikult. Aga võib ütelda, et kui võrrelda meid teiste Kesk-Ida-Euroopa riikidega, kes me oleme juba nendest kas nüüd kõige esimeseks liikunud, aga selle väga selgelt liidergrupis ja kätte on saadud juba ka mõned Vana-Euroopa riigid nagu Portugal ja Kreeka, kes on siis võib-olla ka oma probleemide tõttu viimastel kümnendil võib-olla mitte nii kiiresti kasvanud. Aga siis mõne sõnaga ka nendest muredest, mis ma arvan, et ka selgelt metsanduse sektorit võivad puudutada, et nagu mainisin, et see 4% majanduskasv, mida viimase 3 aastal nägime, et see ei tundu väga kiire, võib-olla kui me mõtleme möödunud kümnendi keskpaigale peale, kus majanduskasv oli oluliselt kiirem. Aga sellegi poolest meie hinnangul, kui see on natukene kiirem kui see, mis on jõukohane, siis see toob kaasa teatavaid tasakaalustamatusi. Ja kui me mõelda seda, et kuidas siis majanduse areng tulevikus on, siis kui me oleme kasvanud natukene kiiremini, kui on jõukohane, ehk siis vahepeal on toimunud kasvuspurt, siis
siis lähiaastatel ilmselt Eesti majandus peab natukene hinge tõmbama selleks, et jälle selliseks saada jõukohase kasvutempoga jätkata. Ja see tähendab seda, et tegelikult me ootame, et majanduse kasvu tempo ilmselt aeglustub lähiaastatel, pigem see kasv saab olema seal 2% lähedal, kui see 4%, mis me võib-olla möödunud 3 aasta jooksul olime juba harjunud nägema. Ja sellele viitavad ka, sellisele kasvu aeglustumise tempole viitavad ka mitmed ettevõtete indikaatorid, olgu selleks siis näiteks majandususaldusindeksid, erinevates sektoris viitavad sellele, et ettevõtted tegelikult juba tunnetavad, et see kasvukiirus võib-olla enam nii kiire ei ole, kui nad on sellega senimaani harjunud. Aga mis kindlasti on selle põhiliseks ilminguks või miks me arvame seda, et majandusel on vaja nagu hinge tagasi tõmmata, on kindlasti tööturg. Mis need märgid on see, et selgelt ettevõtetel on järjest olnud keerulisem oma uusi töötajaid leida. Tööhõive, ehk siis neid inimeste arv Eestimaal, kes tööd teevad, see on viimase 20 aasta maksimum, mille lähedal, et see on väga kõrge ja kui vaadata seda, kui tihti inimesed näiteks töökohti vahetavad, siis ka siin paistab välja seda, et see töökohtade vahetus on jätkuvalt väga kiire. Ja üks uus fenomen, mida me oleme ka nüüd tähelepanu juhtinud, on see, et tegelikult, mis siis paistab ka silma seda, et kui Eesti inimesed on rikkamaks saanud, sissetulekud on kasvanud, siis inimesed hindavad järjest rohkem ka vaba aega. Ehk et ei ole ka leevendust sellel loota, et kui me uusi inimesi ei leia, et äkki siis need olemasolevad teevad rohkem töötunde, siis pigem trendina paistab välja hoopis vastupidine, et inimesed eelistavad järjest vähem tööd teha, sest kui inimesed sissetulekud kasvavad, siis inimesed järjest rohkem hindavad oma vaba aega. Möödunud aastal tegelikult see oli isegi see töötundide hulk lausa kahanes üle 3% ja siin võis olla nii see põhjuseks, et paljud töötajad, keda siis tööturult veel võtta on, võib-olla eelistavad töötada osalise tööajaga, olgu selleks siis õppurid, olgu selleks siis pensionieas inimesed, või ka siis muudatused maksusüsteemis, kus siis tegelikult 1200 kuni 2100 eurot vahemikus tulu teenivad inimesed iga täiendava tulu pealt peavad maksma kõrgemat tulumaksu. Aga igal juhul kindlasti see pikemaajaline trend on pigem see, et jah, et mida rikkamad on ühiskonnad, seda vähem kipuvad töötajad panustama ja see paistab silma ka seda, kui võrrelda Eestit teiste Euroopa Liidu riikidega. Et siin graafiku peal on siis, et kui palju töötajaid on osalise tööajaga, on alumine telg ja siis teise poole pealt on, kui palju siis on see kogutoodang elaniku suhtes eurodes, et siis on märgata, et Eesti on suhteliselt sellise siin alumises otsas jätkuvalt. Aga kui vaadata rikkamaid riike, siis seal neid osaajaga töötajaid on veel märksa tegelikult rohkem. Ja kui mõelda, et mis siis tulevik toob, siis ega vaatamata sellele, et me nüüd hakkame aeglasemalt kasvama, siis me ei oota seda, et siis need tööturul need pinged ja see olukord väga kiiresti rahuneb. Et pigem me näeme, et see tööpuuduse määr jääb püsima suhteliselt madalaks ja pigem võib arvata, et see võõrtööliste või väljastpoolt Eestit tulnud tööliste hulk jääb ka püsima suureks, sest see on möödunud aastal siiski tõesti väga märkimisväärne kasv. Oli lühiajalised töötajad väljastpoolt Euroopa Liitu, kus see ulatus juba peaaegu 20 000-ni, et see on siiski juba pea 3% kogu Eestis töötavatest töötajate arvust, mis on tegelikult päris märkimisväärne ka juba sellised suure pildi seisukohast. Aga sellele poolest, et kui vaatame, et kuidas see olukord tööturul ja kuigi siis on ka see väljastunud töötajad ehk natuke leevendust pakkunud, siis tegelikult see palgakasv püsib jätkuvalt kiire. Ja mis on kindlasti just selliseks väljakutseks ettevõtetele, et kuidas selle kiire kulude kasvuga toime tulla. Et kui ka tulud sama kiiresti ei kasva, kui tooraine või müügihinnad nii kiiresti ei kasva, siis kipub olema niimoodi, et ettevõtete kasumid pigem hakkavad kannatama. Ja see peab viima muidugi selleni, et nagu siin ka eelnevas aruteluringis oli, et mis siis seda innovatsiooni võiks põhjustada, siis kindlasti see kiire kulude kasv on kindlasti üks see tegur, mis lihtsalt ettevõtteid sunnib oma tootmist efektiivsemaks muutma, võib sundida ka innovatsioonile selleks, et siis rohkem tulu teenida.
Aga mis on murekohaks võib-olla tähelepanu pöörata on see, et viimastel aastatel just oleme näinud, et pigem on riigis ja riigi ja avaliku sektoris laiemalt töötajate palga tõus olnud kiirem kui erasektoris. Ja see tekitab muret peamiselt siis selle tõttu, et see võib survestada või veel suurema surve alla panna erasektori ettevõtted, kellel võib-olla ei ole suutelisust, ei suuda nii kiiresti oma palkasid korrigeerida. Aga tegelikult see viimaste aastate palgakasv, kui räägitakse ka, et on jälle kiirenenud, siis kui vaadata, siis just siin paremal pool on siis need erasektori ettevõtted, siis ega 2011 kuni 2018 see palgakasv keskelt läbi on tegelikult ikkagi üsna sarnase tempoga läinud ja ega me ootame, et ka lähiaastatel selline 5-6% palgakasv ilmselt jätkub ja see on kindlasti teema, millega ettevõtted igal pool Eestis peavad suutma toime tulla. Aga me näeme seda, et see töötajate puudus, see kiire kulude kasv, sellel on juba ilmselt mõju Eesti ettevõtete konkurentsivõimeline. Kui me siin on nagu pildi peal siis küsitud ettevõtete enda käest, et kuidas te tunnetate, et kas konkurentsivõime olukord on, siis seal on see viimastel kvartalitel pigem see olukord mitte nii hea kui varem. No ei saa öelda ka, et oleks halvenenud otseselt, aga see kasv on selgelt kadunud ja tegelikult, kui vaadata ka laiemalt Eesti ekspordi näitajaid, siis ka siin meil me ei näe seda, et siin toimuks mingit kiiret langust, aga me näeme seda, et pigem see kasv kängub ja toimub selline vähe aeglasem ekspordi kasv, mis kindlasti, kui peaks jätkuma, võib viidata lihtsalt sellele, et see kasvuvõimekus ongi Eesti majandusel tegelikult seetõttu väiksem. Ja kui vaadata Eesti ettevõtete seda kuluperspektiivist, et kus meie tööjõukulud praegu on, siis nii nagu sisse selle SKP näitaja puhul ka siin tegelikult me oleme laias laastus, jääme sinna Ida- ja Lääne-Euroopa vahele juba oma kulutasemega. Ehk siis tegelikult statistika kohaselt vähemalt lõunanaabrite juures on tööjõukulud vähemalt kolmandiku, kui mitte rohkem odavamad. Ehk et Eesti ettevõtetel tegelikult on päris märkimisväärselt vaja rohkem pingutada seda, et neid kulusid tasa teenida. Aga sellega ma siinkohal lõpetaks ja aitäh veel kord kutsumast. Head kuulajad, kui teil on Eesti Panga asepresidendile Ülo Kaasikule küsimusi, siis palun andke käega märku. Ma küsin siis ise, kui kohe küsimusi ei paista. Mis oleks teie soovitus, mis oleks Eesti Panga soovitus Eesti valitsusele? Ta ikka annate ju aeg-ajalt soovitusi ja suuniseid, et mida siis selle metsamajandussektoriga tuleks teha, et see oleks ikkagi kana, mis muneks kullast mune? Tuleb tunnistada ausalt, et metsanduse ja metsamajandusega isiklikult väga põgusalt olen kokku puutunud, mõningad isiklikud kogemused lapsepõlvest on. Aga laiemalt on meie soovitus kindlasti see olnud, et ma arvan, et majanduses tervikuna, ma arvan, et see metsamajandus peaks ka vaatama ikkagi seda, et ettevõtluskeskkond tervikuna peaks see riigi pool eelkõige soovib kahte asja, et ühel poole pealt see tegutsemiskeskkond oleks võimalikult etteaimatav, et see tegutsemiskeskkond oleks muutused oleks põhjalikult läbi räägitud, et ka see maksukeskkond ei oleks nii häiriv ja segav. Ja teiselt poole pealt ka seda, et kui riik ise väga palju majanduse hea kasvu ajal hoogu sisse annab majandusele, siis ta kipub ära võtma ressursse erasektorit. Ja ma arvan, et ma ei ole kursis täpselt selles mõttes, et kuidas nüüd metsandusel uute inimeste leidmisega on, aga laiemalt tegelikult see on olnud probleem Eesti majanduses ja et püüda ikkagi sellist talupoja loogikat lähtuda, et kui on head ajad, siis riik peaks hoidma pigem oma asju tagasi ja kui on halvemad ajad, siis tal on võimalik neid siis turule paisata, et seda nõudlust ergutada. Meil on üks küsimus tulemas saalist. Lauri Peilmann, Metsaforest Eesti. Mul on mitu küsimust, et need on omavahel seotud, et teatavasti 2011-2012 siin milleski muust ei kuulnud, kui
euroala riikide peaministrid said siis praktiliselt iganädalaselt kokku, et tegeleda siis euroala riikide võlaasjadega, et kuhu see teema on nagu vahepeal maandunud, et pole midagi kuulda olnud, ainult on teada see, et seal mingisugusest paranemise märke nagu vahepeal pole olnud. Ja teine sellega seotud küsimus on see, et kas Euroopa Keskpanga tugiostudele on mingisugune lagi ka nagu seatud või milles see kokkulepe nagu hetkel seisneb, et ja selle mõju euroala riikide majandusele? Ja aitäh. Tulles nüüd selle Euroopa juurde, kas see võlakriisil, no selle võrra on hästi läinud, et tegelikult selle võlakriis suures osas vähemalt on ta möödanik selles kontekstis, et teised riigid enam ei pea appi tõttama nendele hädas olevate riikidele. Et viimati just ka Kreeka tegelikult väljus sellest rahvusvahelisest programmist, kus ta pidi siis neid tingimusi täitma selleks, et abistajad talle oleksid nõus laenama ja nüüd Kreeka jällegi on suutunud või proovib vähemalt toime tulla sellega, et ta laenab ise raha turu pealt. Kuigi tõsi on see, et väga suur osa laenukoormust on jätkuvalt tegelikult selle abivajajad on, see laenujääk on tal jätkuvalt üleval, aga just täiendavat abi ei ole vaja olnud. Väga edukad näited on olnud Iirimaa, kus on tegelikult vist, ma võin nüüd eksida, aga ma arvan, et praktiliselt on nad juba nendest programmidest juba nii väljunud, et nad suudavad täiesti ise seisvalt kenasti juba toimetada ja Iiri majanduse tegelikult kasv on ka väga kiire olnud. Ega laiemalt tegelikult, kui vaadata Euroopa majandus, siis tegelikult see kasvutempo on olnud, ma arvan, viimase 3-4 aasta jooksul küllaltki korralik siukene. Ka siin joonise peal paistab välja see 2016-2018 tegelikult see kasvutempo seal 2%, mõnel aastal isegi üle selle, see tegelikult on Euroopa kontekstis päris korralik kasv ja see on aidanud ka riikidel paremini toime tulla nende varasemate probleemide lahendamisel. Tulles nüüd Euroopa Keskpanga rahapoliitika poole, jah, tõsi see on, tegelikult seda sama kasvu taastumist on eelkõige ja suures osas toetanud see, et raha hind on väga odav ja mitte ainult see, et raha hind on väga odav, vaid ka see, et Euroopa Keskpank tegelikult on ise turgudele märkimisväärselt raha juurde paisanud. Eelkõige siis on 2 teemat, me oleme andnud väga odavaid laene kommertspankadele ja teiseks me oleme siis hakanud ise ka varasid kokku ostma nii riikide võlakirju kui ka ettevõtete võlakirju, kui nad teatud tingimustele on vastanud. Möödunud aastal siiski otsustati, et me sellise varade juurdeostu lõpetame ära. Et see nüüd, tõsi, see maht, mis on Euroopa Keskpankade bilansis, on seal 2,5 triljoni euro lähedal, see on homamatult palju. Seda mahtu me lubasime edasi hoida, ehk siis kui mõned võlakirjad aeguvad, siis neid me ostame siis uuesti juurde. Et siis selles mõttes, et jah, seal piir on seatud sellega, et eeldatud, et praegusel tundub, et see majandus ehk saab hakkama niimoodi, et me täiendavalt juurde ei trüki. Tõsi see on, et viimaste kvartalite need negatiivsed uudised on natuke meid kõhklema pannud, et kas see majandus siiski suudab ka kasvada. Ilma selleta, et me keskpangana täiendavalt nagu stiimulit juurde annaksime, aga meie meelest see stiimuli hoidmine on juba päris suur, et me hoiame intressid väga madalal, meil on jätkuvalt bilansis väga suur hulk võlakirju, et see tähendab seda, et seda raharingluse hulk jätkuvalt majanduses on väga, väga suur, et tegelikult see peaks loodetavasti andma piisavalt siis ka tuge nagu ettevõtetele, mitte finantssektori ettevõtetele eelkõige, et siis seda kasvu jätkata. Kas juhul, kui siis Euroopa Keskpank lõpetab need tugiostud ära, mis see teie hinnang on, kas need riigid siis ise suudaksid turgudelt raha laenata samadel tingimustel? Mis teie hinnang on? Või ühesõnaga, see juhib nagu järgmisele küsimusele ka, et millest te näete nagu kõige suuremat ohtu euroala majandusele? Et siin on palju indikatsioone toodud, et ühte te mainisite ise ka, oli seotud selle autotööstusega, et seda peetakse üheks katalüsaatoriks, mis võib siis nagu uuesti juhtida euroala nagu kriisi. Et kust teie näete seda kõige suuremat ohtu? Ma siiralt arvan, et tegelikult riigid saaksid ise hakkama küll, aga tegelikult see sõltub väga paljugi sellest, et milline on nende riikide nii rahandus kui ka laiemalt majanduspoliitika vastaval hetkel. Me teame, et mõnedel riikidel on see kindlasti keerulisem
kui Itaalia võlakoorem on jätkuvalt väga suur, nende kasvuvõimekus hinnatakse väga madalaks, siis loomulikult erainvestorite huvi antud valitsuse võlakirju osta väga suur ei ole. Aga kui nad suudavad pingutada, et oma poliitikat korda ajada, siis samal ajal ei ole ka seda tunnetust, et peaks nagu kartma, et Itaalia riik ja majandust, mis tegelikult on väga suur ja väga võimas, siis et ta ei suudaks üldse toime tulla, et ta ei suudaks oma võlga teenindada. Ma arvan, et seda võla teenindamise risk hetkel ei tohiks väga suur olla, aga see sõltub väga palju poliitikast. Ja seetõttu, mis on suurim oht, ma pean tunnistama ausalt, minu meelest ongi poliitiline oht on kõige suurem. See, et kas see tahtmine ja soov ikkagi on kõikidel riikidel piisavalt olemas, et sellepärast, et kui me oleme ühist raha kasutame, et see euro, mis meil on ühine raha, et kas me suudame tagada ka siis selle, et kõik riigid ikkagi vastutustundlikult ajavad seda poliitikat, et see ühine raha euro oleks piisavalt hea ja stabiilne. Sellepärast oligi mu see esimene küsimus ajendatud sellest, et kas Euroopa Keskpangal on mingisugune lagi bilansile pandud, et juhul, kui see lagi saavutatakse, kui see on kokku lepitud, siis järelikult see otseselt kätkeb endas ohte. Et kui see saavutatakse, siis tuleb järjekordne paanika nagu turgudele. See tõsi seal on, et seal on tehnilised piirangud loomulikult ees. Et see üks tehniline piirang näiteks on see, et teatavasti Euroopa Liidu aluslepingutes on kirja pandud, et keskpank ei tohiks otseselt valitsusele raha laenata. See, mida keskpank teeb, on ka, et me ostame järelturult valitsuse võlakirju, me otse valitsuse käest ei anna, et anna mul, me ei annaks otse valitsuse laenu, ei anna, et me kõigepealt peab erasektorist ostma ära need valitsuse võlakirjad, siis me ostame erasektori käest. Ja selle tõttu tegelikult on ka see piirang, mis rääkisin, on see, et me on olemas teatavasti tekivad need võlausaldajatel kui sa oled väga suur võlausaldaja, siis sul tekib juba selline blokeeriv hääle enamus, kus sina pead näiteks, kui on vaja ettevõtet restruktureerida või riigi restruktureerimisel võlausaldajate koosolekul, et siis võib tekkida sul väga suure, kui sinul on ikka märkimisväärne hulk seda võlakirju, siis sinul ei ole võimalik. Sinu häälest siis sõltub see, et kas seda siis riiki restruktureeritakse, näiteks Kreeka riigi rahanduse päästmiseks osa võlga kirjutati korstnasse, eelkõige mis erasektori võlga oli. Aga seal otsustas tegelikult keskpank, et tema ei osale nendel võlakirja restruktureerimise koosolekutel, vaid et see on nagu ikkagi erasektor peab ise otsustama, et kuidas ta aitab seda probleemi lahendada. Ja sealt tuleb see piirang, et me ei taha, keskpangad ei soovi omada nii palju võlga, et meil tekiks mingisugune selline nii suur osalus, et meil mingisuguse võlaemissiooni puhul tekib meie kätte nii suur hulk võlakirju, kus meie peame hakkama otsustama, et kas milline see riigi võla andmine saab olema. Sellepärast, et keskpank ei tohi ise otsustada, et me anname sulle võla andeks riigile, sest see on nagu aluslepingus keelatud. Me peame siia kohta tõmbama joone vahele, me läheme juba väga rahanduse detailidesse. Lõpetuseks üks lause palun vastuseks, et kui tõesti Itaalias läheb väga halvasti, kui Itaalia on järgmine Kreeka, kas Eesti mets päästab meid? Kas see, et meil on 51% maismaast kaetud metsaga, kas see päästab meid? No loodame. Suur tänu. Teie ees oli Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik. Aitäh.